No üle 2 kuu pärast Iraani internetikatkestust on enamik riigist endiselt tõhusalt ülemaailmsest veebist ära lõigatud. NetBlocks nimetab seda pikimaks üleriigiliseks katkestuseks, mis kunagi registreeritud. Iraan on võimaldanud juurdepääsu ainult piiratud rühmale oma niinimetatud Internet Pro programmi kaudu, luues kriitikute sõnul kahetasandilise süsteemi, kus väike rühm saab laiemat juurdepääsu. See oli kunagi kõigile kättesaadav, kuid tavalised iraanlased on endiselt ära lõigatud või sõltuvad kallistest VPN-idest. Iran International teatab samuti, et mõnedele kasutajatele öeldi, et nad peavad valitsust toetavat sisu postitama ja allkirjastama kirjalikud lubadused, et üldse interneti või mobiilsideühendus taastataks. Meiega liitub nüüd, et sellest rohkem rääkida, Hosrov Isfahani, Iraani Demokraatia Riikliku Liidu uurimisdirektor. Nüüd Hosrov, kui oluline on see uus kahetasandiline süsteem, kus heaks kiidetud kasutajad saavad laiemat juurdepääsu Internet Pro kaudu, samal ajal kui tavalised iraanlased jäävad piirangute alla? Mida see näitab võimu erinevuste kohta, mida režiim võib-olla püüab veelgi suurendada? Islamivabariik teeb seda, mida ta on alati teinud. Ta peab narratiivi sõda Iraani rahva ja kogu maailma inimeste vastu. Nad püüavad maailmale müüa ideed, et olukord on normaliseerunud ja Iraani rahvas toetab seda režiimi. Nad avaldavad videoid öistest meeleavaldustest režiimi toetuseks, sealhulgas naistest ilma hidžaabita, kes tõstavad uue ülemjuhi auks toosti. Nad korraldavad kontserte, kus esinevad katmata naised ja naislauljad. Asjad, mis on šariaadi seaduse järgi keelatud. Ja siis on meil kogu see astmelise internetiskeem, mis annab ligipääsu inimestele, kes on režiimiga kooskõlas või sunnitud levitama režiimile sobivaid sõnumeid. See on alati olnud Islamivabariigi käitumismuster. Nad kas sunnivad sind alistuma täieliku vaikusesse või vähemalt üritavad seda või siis premeerivad neid, kes alluvad režiimile ja kordavad selle seisukohti. Kui vaadata sõnumeid, mis tulevad Iraanist inimestelt, kes kasutavad seda Internet Pro skeemi, nad kordavad Ameerika Ühendriikide ja Euroopa sõjavastaste aktivistide keelt, et see sõda oli ebaseaduslik, see oli ebaõiglane ja mõnikord seovad nad selle isegi kriitikaga Islamivabariigi suhtes, esitades end selle režiimi vastasena. Aga lisades täpsustused, et jah, nad tahavad, et Islamivabariik muutuks, nad ei taha režiimi muutust, kuid nad ei soovi seda rahvusvahelise sekkumise kaudu. Nii et see kõik on osa režiimi suurest narratiivisõjast kogu maailma vastu. Mida see siis režiimi prioriteetide kohta ütleb? Kas see on peamiselt seotud julgeolekuga ja teisiti mõtlemise takistamisega? Või on meil nüüd tegemist laiemapõhjalise katsega jäädavalt ümber kujundada, kuidas iraanlased saavad teabele ligi pääseda? See on mitmetasandiline. Ühest küljest jah, režiim püüab tegeleda praeguse julgeolekukriisiga, näidata jõudu nii kodus kui ka välismaal, näidata normaalsust nii kodus kui ka välismaal. Aga jah, see on osa laiemast Iraani Islamivabariigi algatatud pingutusest, mis sai alguse 2009 aastal. See ei ole midagi uut. Režiimil on olnud unistus iseseisvast internetivõrgust, mida saab maailmast lahti ühendada, pakkuda piiratud ligipääsu siseringile ja säilitada riigi toimimine kardina taga, loori taga, mida keegi väljastpoolt näha ei saa, mis toimub tegelike iraanlastega Iraanis ja miks iraanlastele keelatakse vabale infovoole ligi pääseda. Nad unistavad sellest, et ehitada Iraanis üles veel üks Põhja-Korea ja nad töötavad selle nimel. Õnneks on nad äärmiselt ebakompetentsed ja Iraani rahvas oskab selle režiimi vastu hästi võidelda. Jah, nad blokeerivad ligipääsu, kuid üks hea sõber kirjeldas seda kunagi kui mutimängu. Nad blokeerivad konkreetseid kanaleid. Inimesed tulevad välja uute ideedega. Satelliitinternet murrab selle blokaadi pikas perspektiivis ja neil ei ole tehnoloogiliselt piisavalt võimekust, et kehtestada süsteemi, mis oleks sarnane sellele, mis toimub Hiinas. Hosrov Isfahani, huvitav analüüs. Nagu alati, aitäh, et olite täna meiega i24 Newsis. Aitäh, et mind kutsusite.